Kirik ja vaimulikud keskajal. Keskaja ühiskond oli üles ehitatud kindlatele seisustele. Vaimulikud palvetasid ja juhatasid kirikut. Aadlikud kaitsesid ja valitsesid maid. Ning talupojad töötasid ja tagasid ühiskonna toidu. Kõiki inimesi seostas läänikord, kus maa ja võim liikusid kuningast allapoole ning kus igaüks teadis oma kohta. Keskajal oli kiriku roll inimeste elus märksa suurem kui tänapäeval. Kirik ei olnud üksnes palvetamise paik, vaid kogu ühiskonna keskpunkt. Sealt saadi haridust, abi ja nõu ning otsiti kaitset. Peaaegu kogu keskaja Euroopa elu oli tihedalt seotud kristliku kirikuga. Vaimulikud olid inimesed, kes teenisid kirikut ja pühendasid oma elu Jumalale. Nende ülesanne oli palvetada, juhendada ja õpetada inimesi. Keskaja vaimulikud olid paavst, kogu kristliku maailma juht. Piiskopid valitsesid suuri kirikupiirkondi ja maid. Preestrid teenisid kohalikes kirikutes, pidasid jumalateenistusi ja kirikurituaale. Tome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mungad ja nunnad elasid kloostrites, palvetasid ja tegid kasulikke töid kogukonna heaks. Vaimulike töö oli palju mitmekesisem kui ainult palvetamine. Iga päev toimusid kloostrites ja kirikutes jumalateenistused. Inimesed uskusid, et regulaarsed palved toovad jumalikku kaitset ja aitavad hoida korda ühiskonnas. Vaimulikud juhtisid ja korraldasid kirikupühasid, ristimisi, laulatusi ja matuseid. Kohaliku koguduse elu. Kirikuvarasid ja maid. Antonia Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Kloostrid olid keskaja teaduse ja õppekeskused. Kloostrites olid raamatukogud, kus hoiti ja kirjutati ümber raamatuid. Esimesed koolid ja ülikoolid kasvasid välja kloostritest ja kirikukoolidest. Mungad olid sageli ainsad, kes oskasid lugeda ja kirjutada, ning nemad hoidsid alles vanu teadmisi antiikajast. Klassikaline keskaja meditsiin oli kiriku kätes. Kloostrite juures olid haiglad, kus hoolitseti haigete ja nõrkade eest. Mungad tundsid ravimtaimi ja valmistasid rohtusid. Rasketel aegadel, näiteks katku ajal, olid just kirikuinimesed need, kes jäid haigeid abistama. Kirik andis peavarju, toitu ja abi neile, kes ise toime ei tulnud. Vaesed, orvud ja vanurid said kirikust sageli ainsa toe. Keskajal puudusid tänapäevased teenused, riiklikud koolid, haiglad, sotsiaalabi. Kõike seda pakkus kirik. Seetõttu inimesed usaldasid kirikut. Vaimulikud olid väga lugupeetud. Kirik omas palju maad ja oli üks suurimaid võimukeskusi Euroopas. Kirik oli kogu keskaja elusüda. See õpetas, ravis, hoidis teadmisi ja pakkus abi, mistõttu mõjutas kirik inimeste igapäevaelu palju enam kui tänapäeval.